välja nagu filmis. Nagu... Ma reaalselt muretasin. Mina abiellun järgmine kuu. Ma ei ole väga nagu kliendi inimene, aga siin ma olen mingi... Nagu... Mida? Ma reaalselt muretsin, ma mõtlesin, et ma oleks pidanud ennast veits üles olema nagu mingi meiki-juks värki on ju. Lihtsalt, et nagu muidu on liiga suur kontrast, aga nagu nüüd ma tunnen ennast nagu mingi viimane tolgus siin lihtsalt, noh. Tere kõigile, mina olen Maria. Hei, siin on Viki. Tere, minu nimi on Sydney. Ja meie oleme YouTchikid! Ja kuna me üritame kogu aeg seda kanalit hoida huue ja põnevana, siis me tulime jälle väga vahva kontseptsiooniga välja. Ja täna me proovime pulmakleite, sest nagu milline tüdruk ei oleks tahtnud seda teha. Nagu see on minust iga väikse neiu unistus. Reaalselt, kui keegi on vaadanud seda Say Yes to the Dress saadet, see oli mul lemmik. Alati ma kritiseerisin, kui nad mingi koolete kleidivalist, ma olin mingi, mida sa teed enda arust? Siis kui oli mingi ilus, siis ma elasin täiega kaasa. Siis neil oli kogu mingi pere ja suguvõsa oli kaasas. Siis nad läksid sehid sinna poodiumi peale ja näitasid ennast. See oli mul lemmikasi, mida vaadata. See on nagu Say Yes to the Dress, aga YouTchikid versioon. Ja keegi ei hakka päriselt abiellu. Kahjuks või õnneks. Veel mitte, jah. Võib-olla kui keegi päriselt hakkab, siis me saame pärast uuesti teha seda. Teeme ennustused, kes on abiellu. Me tegime tegema seda. Fun fact, ma ei taha abielluda. Maria on väljas. Nii et nagu... Ei, Viki, see on 100% ma pakuks ka ennast. Ja aga samas, mis siis on, kui Sydney järsku üks päev leiab selle prinsi ja abielluda? Mis 6 aja pärast? Ei, nagu reaalselt. No ütleme nii, et kui David Dobrik tuleks, siis noh jah, eks ole. Ja pulmakleitide proovimiseks oleme tulnud Dress House'i, kus aitab meid väga lahke spetsialist Vivika. Nii, meil oleks paar küsimust ka enne, kui me päris proovima hakkame. Lihtsalt nagu, kuna ma olen seda Say Yes to the Dressi ikka suhtelist palju vaadanud, siis mul nagu tekkis kohe naturaalselt näiteks see küsimus, et kui palju keskmiselt proovitakse erinevaid kleite enne, kui leitakse see üks õige, sest no seal saates proovitakse nagu väga palju, sest aga palju see reaalsus on, et kas on mõni ka, et proovib esimest ja kohe sobib, ostab ära? Ja see ongi erinev, kuidas keegi, mõni tuleb on juba välja valinud, et meil on koduleht ka, eks ju, et ma tahan seda kleiti, proovib ja ongi olemas. Siis on mõni selline, kes tulebki lihtsalt, et noh, et käib erinevates kohtades, et nüüd vaatab, et kust mida silma hakkab, et isegi kujuta ette, mis ta tahaks. Ja siis on noh, mõni selline, kes ise ei suudagi valida, siis tal pere tuleb ja valib üldse. Et väga palju erinevaid variante on. Aga mis on kõige kauem, kui keegi on proovinud? Meil on olnud poes klient, kes on osa 8 tundi olnud. Ja see on väga ekstreemne. Ja kui palju tavaliselt inimestel nagu sõpru või tuttavaid kaasas on? Et see on ka erinev, mõni tuleb üksinda ja ütleb niimoodi, et ma ostan ära, kas ma võin kleidi siia ka jätta, et ma ei taha, et keegi näeks. Siis on niimoodi, et kestab õega, kestab sõbrannaga, siis tullakse terve perega. Ja on ka niimoodi, et on mehega koos tuldud, mis minu jaoks oli ka üllatus. Nädalas mõtlesin, aga mees ju näeb, et mis nagu, et tuli 2 mehega koos ja valisidki niimoodi, eks ju. Ma tahaks ka selle hinnaklassi kohta küsida, et näiteks see Yes to the Dressis on just see, et osadel on nagu hästi väike siuke nagu limiit, mida nad kasutada võivad, teistel on üle hiiglaslik, et mis siuke nagu keskmine summa, mis tavaliselt kleidi peale, pulmakleidi peale kasutatakse? Keskmiselt võib-olla siuke 300-400 eurot. Siis ta on üldse nii ja ma ailasin juba 1000. Ma mõtlesin kasutada mingi aastaid. Meil on nagu kannaklass on ka, meil on ka soodsamaid kleite, on ka mõni kleit alla 100 euro isegi. Midagi mulle. Aga hakkame proovima siis. Et kui me nüüd hakkame kleite vaatama, siis ma küsin ka sinu maitseelistust, et mis stiilis kleiti me võiks üldse vaadata. No ma olen seal peale palju mõelnud ja mul on esiteks alumise osaga, mul meeldib väga sellesse prinsessi kleidi stiilis. Ja nagu ülemise otsaga mu ideaal on see variant, mis läheb nagu siit niimoodi, on jah? Okei, aga siis hakkame nii. Siin on muidugi hästi lihtne selline, kust on ülevalt avatud, eks? Kas ma võin neid kasutada ka? Ja ikka. Muidu kardan, et ma saaksin midagi. Võtame ta siit välja. Hästi selline klassikaline lihtne. See on, oh my god, kui suur see. Aga see on nii ilus. Nagu see on täpselt see, et ta on nagu siit ülevalt selle lõikaga, mis mulle meeldib, aga samas on mingid nagu paalad ka vaata. See meeldib mulle väga. Minu jaoks on nii imelik mõelda, et keegi abiellub mitte valget mõttiga. Okei, need kreemikamad toonid on ka veel nagu suhteliselt nagu levinud vähemalt minu silmis. Aga ma ei kujuta ettegi ja kujuta ette, et tegelikult tänapäeval vist on kõik värvid esindatud. Kõik enam piiranguid ei ole. Ja ma vaatan nagu, need on ka nunnud, aga samas mul meeldib selle lõige. Mul meeldib, et ta on natuke teistsugune. Et ta ei ole siuke päris kõige klassikalis. Ma võtame äkki selle mu teiseks. Jesus Christ.
kui ta läks sinna väikeste suuruste osakonda, ma läksin veits närvis. Ta võttis selle kreemiga. Ma kavatsen, et kuule päris keeruliseks siseks. Ta läks kõigepealt sealt sinu osakonnast. Kõndis keskmist osa. Kõndis sinu oli nagu täpselt sinna, kus suuremad kleidid. Ainus keskelt oli. Ma võtan nüüd selle sealt. Ja siis ta mingi, kus selle ma mingi, ei, sa ei võta seda, sa on minu kleid. Ma tulen uuesti. nagu printsess välja. Ma teistpidi. Sa oled nii nagu täiskasvanud, sa oled välja nagu täiskasvanud naine, kes päriselt nagu võiks abielluda. 2, 1. Ei mahu välja. Oh my god. Mida? Ära mõnita minu väiksemad riinaportiid. Ma näen välja nagu printsess. See on küll nagu ilma naljata. Full filmist lihtsalt. Nagu mitte sellepärast, et ma nagu tahtsin seda kleiti, vaid mulle ilma naljata meeldis eelmine rohkem. Nagu päriselt meeldis eelmine rohkem. Pruudi arvamus nüüd. Mina arvan, et esiteks mul meeldib see värv ikkagist sipa rohkem, sest see on see nagu valge, see pruudi kleidi, nagu mul meeldib see. Saad aru, et siin sees nagu nende jalgadega, mis ei tunne seda kleiti mitte, see on lihtsalt nagu kõnnid siin sees. Aga see on nii ilus, nagu kõik see, kõik need detailid, see kuidas ta särab üleval. Ühesõnaga, aitäh teile, ma nüüd lähen võtan selle ära. Ma tagurdan nagu autoga sisse siia nagu. Mida tegi? Naeruväärne. Nii, ma sain aru, et sulle siis meeldis ka selline printsessi tüüpi kleid. Kuna sul sõbranna sinu lemmiku proovis ära, siis natuke sarnast vaadata, et võib-olla siis äkki seeverentsid. See on ilus. Või seeverentsid. Need on mõlemad ülilused. Võtame siis selle kaasa. Ja lähme proovima. Siin läks just sisse, onju. Ma ei näinud, milline teine klient oli. Ma nägin, et üks oli suht sarnane nagu minu valge. Aga nagu ma olen täiega excited, et näha, nagu kuidas nende seljas vaata välja näevad. Pluss ma nagu natuke oleks eeldanud, et ta võtab mingi värvilisema või nagu... Jaa, pakkusin, et võtab sealt ümma. Kui ma mõtlen Sydney peale, nagu kui ta nüüd päriselt nagu abielluks, siis ta tundub süge, kes pigem võtab midagi mitte-traditsioonilist. Nagu mingi värvilisem või ja mingi roosa või mingi teise selle. Hästi unikaalse. Ja, selles mõttes või mingi vikerkaare värvi. Ja, ei, täiega, see oleks nagu Sydney. No kuidas on? Mul on liiga suured rinnad. Unrelatable chicks! 3, 2, 1. Sellel on jälle see, et ta on eest nii lahti, et ma lihtsalt nagu hoian kinni. See väike ring, give us a twirl. Ma pean hoidma kinni, sest muidu see on nagu tere tulemast. Kinga valik on üli hea ju. Läheb kokku siukene värmivalik. Ja ei, nagu kui ma võtan ausalt, kui ma abielluksin, siis ma arvatavasti oleks ikkagi siuke puhkiskleid. Minu arust see lõige ei ole kõige parem ja minu arust need õlgade peal asjad on natuke imelikud. See kuidagi vanamoodi, see meenutab mulle nagu rüütliaega. Ta ei meenuta mitte rüütliaega, ta meenutab aega natuke nagu... See on nagu see printsess, kes seal hobusel tuleb, vaata. On ju, ta meenutab seda, siukest vaibi annab mulle. Nagu sa tuled vaata seal valges hobusel, selle selja siis see prints on mingi tema ma päästan. 3, 2, 1. Oh my god, see on nii suur, see mahub välja. Ma ei saa aru, kas see palekavad nagu nurga alla. Nad peavad ka, et nad on siuksed pilkad. Esiteks, minu meelest see puff, see on nii vinge, sobib sulle nii hästi. Sa oled välja nagu kuninganna, mitte nagu printsess, vaid reaalselt nagu queen. Elizabeth või queen. Mul meeldib selle kangas see, kuidas ta sillerdab. Siin on nagu need sädelust. Ma isegi polnud tähele seda. Sa tähele ei ja minu arust on see, et ma alguses, kui sa läksid selle videoga sisse, ma vaatasin, et see on nii palju detaile seal all, et ma ei kujuta ette, kuidas see välja näeb. Aga see sobib minu arust nii hästi, nagu sa suudad seda välja kanda, nagu sul on vaja seda. No ma ise tegelikult eelistaksin midagi minimalistlikuma, aga ma kindlasti tahaks proovida midagi, mis on väga ekstra. Okei, siis vaataks kreemist, et võib-olla... Ja ma olen kindlasti avatud sellele toonile. Et... See tundub väga nagu teistsugune. Uhke pikk saba ja... Ja. Appi.
see on nii veider pulmakleite valida. Mul on nagu imelik tunne, kui teil ei olnud. Võtame veel siin, et see on väga eriline. See on nagu mingi Hawaii või kuidagi. Ja nüüd nagu vaadaks üldse, et ma ise ei valiks sellist, aga nüüd kui see nagu välja toodud, siis on nagu ma saan seda selle asena. Nii, ja siis siit võib veel vaadata, et mis sulle siin ilma hakkab. Olen valmis. Ma ootan mingilt midagi väga teistsugust. Ma nägin paari kleit, mida nagu vaatas, aga nagu Victoria on täiega süge, et ta katsetab kõiki stiile. Pluss Victoria on siukse kehaheitsusega, et ta sobib kõik sellega. Absoluutselt kõik. Nüüd, valmis. Nii. Ma olen nii elaveel. Oota, ma pidin 3, 2, 1 lugema! Mul ei ole sõnu, see on nii ilus. Mul on tunne, kui sa hakkaks päriselt abielluma. See, kuidas sa seda jalaga lükkasid. Kui sa selle võtsid, siis ma vaatasin seda alumist osa, ma olin okei, küsimärk, aga nüüd see nagu wow. Aga ei saa väga poseerida, see on nii ümber. Ma olen väga üllatunud, ma ei tea, kuhu siit saab paremaks minna. Sama. 3, 2, 1. My god! Kas ma võin kohe kommenteerima hakata? Ma reaalselt kallan, et see kukub kohale. Jaa, aga see lõige, see on see. Ja millal? Päriselt või? Minu meelest, kui see lõige, see on see minu ideaallõige. Ja ikka see, millest ma unistasin. Ma vaatasin, et see ei näe üldse hea välja minuga. Mul pole midagi, mis üleval hoiaks. Ma reaalselt tunnen, et see kukub kohe alla. Saad aru, et õiget lenda, neid nagu õmmeldakse kas või selga sulle. Mulle tundub see siukse kleidid nagu sa ütlesid Hawaii on ju. Reaalselt nagu ma olen filmidest nagu reaalselt, see on nagu mingid nagu pruunid pikkade juustega, siis neil on see nagu see viljaks ja siis neil on siin nagu suur lill nagu täpselt suur välja. Ma tahan seda viimast proovida lihtsalt. Kuulsime, et Victoria ütles sealt seestpoolt, et ma kardan, et see ei lähe. Viigile. Ma ei näinud, milline see nagu viimane kleit tal on ja nüüd ma mõtlen, et ma olen ka huvitatud. No nii. Ta ei pane seda, ta võtab uuele vahetab ära. Päriselt. Ei lähe üle puusa. Victoriale ei lähe mingi kleit üle puusa, see on küll enne kuulmatu. Kas pruut on valmis? Okei, ja 3, 2, 1. Wow! See on nagu merimeitsigi moodi kleit natuke, vaata nagu jaa. No! 10 minutit. See on nii sädelev, ma iselamata minimalistliku stiiliga, aga samas kui ma seljas proovin, siis ma näen, et ta näeb ülilahe välja. Mu lemmikosa on see selg. Just see on nagu kõige ilusam. Sulle sobib see täiega, ta nagu läheb ümbert ja siis läheb laiaks. Ta näeb nagu figuuri ka. Jaa, ja pluss ta näeb nii pidulik või fancy või nagu kena välja. Jaa, elegantne välja. Mul on täiega meeldib, see on kõige lemmik kõigist 3, ma arvan. Esimene meeldis hästi natuke rohkem, aga see on ka üliilus. Miski on sellel. Ei, see on kena, mulle väga meeldib 9-10. 9 jah. Jätsin selle kleidi selga, sest nagu teate, mina abiellun esimesena, et ma olen valmis juba jooksma otse pulma. Aga minu arvates see kogemus oli nii see oli lahe. nii vinge, ma reaalselt ei oleks never osanud oodata, et ma nii väga naudin seda, nagu see oli lihtsalt suurepärane. Ma olin, et siis abiellub ka ja. Ei, reaalselt, nagu ma võtan selle praegu nagu reaalselt mõttesse, et äkki peaks. Ja suur aitäh Dresshouse'ile selle võimaluse eest siin neid pulmakleite proovida. Ja Viivikale, et aitas meile kleidid selga saada ja sättida. Ja ära võtta. Ja kui teile meeldis see video, siis kindlasti ärge unustage seda likeida. Ja andke all kommentaarides teada, milline oli teie kõige lemmikum kleid. Ja andke teada, nagu pange kas nagu kellegi nagu number 1 või number 2 või siin on number 3 ka. Ja kindlasti ärge unustage ka subscribe ida ehk klikkida sellel punasel nupul seal all ja näeme järgmises videos. Joo, tšekid! Iga kord sekund enne meie outrot ma hakkan tšau ütlema.